kuulan, kõik te mind kuulete. Kas te kõik mind kuulete? Tere päevast! Alustame oma väikest, või õhtuni võin saab öelda, on siis väike või suur, väikest üritust, mis on jah pühendatud ühele väiksele laevale, mis minu kõrval on ja ühele suurele laevale, mis siin vees on. Täna on sünnipäev. Ja enne, kui ma vette lükkame, teeme siin mitmed ringid veel. Ja kõigepealt istume maha ehitajatega ja räägime teile lahti meie ürituse sündimise loo. Tartu mehed räägivad oma loo. Siis selle järgi, kui meil on need lood räägitud, laseme laeva vette, kes teeb väikse ringi mere peal. Siis Ristimäed anname talle nime. Aga kuna nii palju häid inimesi on siia kogunud täna, siis ma tahaksin, et kõik võtaksite osa. Ja ka selle laevale saadaksite kõik anda oma head soovid kaasa. Selleks on mul palutud silla peal üks väike kapakene, üks väike tünnikene. Ja te võib-olla võtate oma väikse peoga merest vett ja panete sinna kapa sisse või tünni sisse oma parimate soovidega. Ja selle veega me kastame seda laeva siis, kui ta merelt tagasi tuleb. Sellest kõige eest suur tänu ja kõik olete osanikud siis selle juurde. Nii et kui meil see vestlusring käib, siis te saate seal käia. Me istume siia lõkke äärde ja vestleme. Teie tegevus on ka näha kogu maa ilmale. Kaamerad on väljas. Arvutites saab seda vaadata. Nii et kõigepealt jah, pange oma soovid. Ja meie hakkame oma ajalugudel siis rääkima. Ma kutsun mehe kokku, istume sinna lõkke äärde ja kuulete siis seikalusi. Aare, Anti, Aarne. Kus lodjamehed on ka kusagil lähedal. Istume siia samasse. Te võite rahulikult käia ringide, kuulete ilmselt meie hääd. Ja minu kõrval istub siis paadi meister, kes on selles süüdi. Ja miks siis on süüdlasi palju ühe väikse ürituse puhul? Kahtematult ükski laevaehitus ei ole olnud ühe mehe üritus. Ja kui ütlesin, see on sünnipäev, siis alati tuletatakse meelde ka, kuidas see asi idee tekkis ja miks oleks ühel päeval, kus oli alguseks ole, imelik küll, ühel päeval tuli ühel mehel, Eestimaa mehel mõte, et tahaks laeva ehitada. See mõte on olnud sadadel meestel kindlasti. Aga ühel mehel tuli mõte, et vikingilaeva ehitada ja veel rumalam mõte kohe minna Euroopas asja uurima. Kes tal selle mõtte pähe pani, seda peab ta ise ütlema, eks ole. Ja Anti läks oma rääkima, miks ta siis tagasi sattus, eks ole, sama sooviga ja oskustega. Miks ta minu juurde sattus, jälle üks probleem. Ja need mitmed mehed on kokku sattunud. Ja me keerulised meesed, keeruliste elulugudega kahtlematult. Ja siis me meenutame seda. Kas kostab sinu jutt sinna mikrofoni, Anti? Tee seal mingit häält. Kas see peab kostma? Jah. See jutt ei kosta kuski kaugele. See jutt ei kosta kuski kaugele, Raavest räägib. Paneme selle mikrofoni lähemale. Lõkkes see vastu. Sa... Jah. Tõmbad on üks lõkkes teema.
Sulab üles. Sätime helitehnikat, minul on kõrri peale pandud mikrofon, aga... Kõrri, jah. Aga kas see kostab siit? Mõttas? Proovime, jah. Kas on? Nii karjuma ei pea. Nii, kas nüüd on kuulda? Lülitage ümber siis need mikrofonid, mis meil siin põlvede kõrgusel on. Siis see on lülitatud üldse. On siis lülitatud. 1, 1, 1, 1, teist. Midagi ei tule. No helitehnikute mind Siit midagi tuleb. Siit tuleb juba, jah. Midagi tuleb, jah. Sa tahad kõrgemaks ja tõsta? Ei taha? Ja ta peab kõik ikka võtma siit ka. Hea küll, jah. Noh, katsume siis rääkida nii, et päris ei karju. Jah. Et kust nüüd siis pihta hakata? Kus idee tekkis sul? Miks sa läksid seda õppima sinna Islandia maale? Ja no kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis ilmselt tuleb alustada päris otsast peale. Ei, ausalt siin... Ausat juttu ei taha keegi kuulda. Ei kuule, kas ei kuule? Ikka ei kuule, 1, 1, 1 ei kuule. No ei tööta. Aha. Minu tekst kostab, aga... Ei kostab, jah? Aha. Aga seal valjamaks keerates. Helitehnikud ehk tulevad siia ja krutivad meie tehnikat siin. Karjun hääle paigast. Aga selles muidu heli on olema. Midagi oli, jah? Ei, see on väga vähe. Vaikne sumin. Kes helitehnik sul on? Aga nii kaua, kui see minu mikrofon ikka siiski töötab. Minu telefon kostab nüüd. Kaugele, jah? Ikka ei kosta. Kurat, mul on nii kõva hääle ju. Aga siis te tulete mulle sülle või? Aga sellegi poolest ühel päeval ma räägin selle oma loo ära, et üks mul päeva helistas mulle üks vana sõber, keda ma ei ole ammu näinud. Ta on siin samas seltskonnas, siin samas pundis kusagil. Õnneks tal ei ole nimesilti külles, kes minule see kilgi pähe ajas, näed, hakkab hääl tulema. Valerka oli ta nimi. Tema teab ühte meest, kes on laeva õppinud ehitama. Ja tema viis mind siis Antiga kokku. Nii et see, et kaks meest kokku said meie Antiga, oli Valerka süü muidugi. Näed, Valerka tõstab käppa selle peale. Nii ongi juhused, tihti ei olegi juhused, keegi juhib meid kaugemalt, ei tea kui kaugelt veel. Ja kas nüüd kostab sinu häält ka sinna sisse? No proovime, kas kostab. Nüüd võtab juba, jah. Vilistab kergelt juba. Ära neid liiga kokku tõsta muidu. Tekib stereomürin. No mõtleme, proovi. Nii, aga Arne, sa räägi seda ka, et kas sul siis viikingilaeva ehitamise ideed endal enne polnudki või? Ei, mulle olid viikingi ehitamisest mõnedki mehed pakkunud ja vaatad mehele otsa ja... Aga ideid on paljudel meestel, eks ole. Aga et oskused oleks ja see kange soov, need on kõik niisugused, mitu asja peab kokku sattuma. Et oleks meister, oleks koht ja teate, seda natuke see raha peab ka olema, et alustada midagi. Ja kange tahtni, mina mõtlesin, ega ma tõesti ei uskunud, et ma kunagi selle nii kaugele jõuan. Seda veendumust mul ei ole olnud. Aga et niisugune õnnelik juhus, eks Tartu mehed ütlevad, miks nemad kuramust hakkasid tegema. See oli ka niisugune juhused on kindlasti. Aga ette määratud kombinatsioonid, need hakkavad tööle. Nojah, eks ta ongi nii, et hakkad kuskilt pihta ja siis jõuad tasapisi kuhugi välja. Kostab, jah. Kas kuulete? Ma siis karjun hääle ära. Võta ettepoole. Jah, olgu, võtan ettepoole. Ei tööta, töötab. 1, 1, 1, 1, ei tööta. Sinu omast kõlab. Aga... 1, 1, 1. See räägib sellest. Võtada üks otsast ära. See ei käi siit otsast ära. Suure jõuga tõmba katki. Me oleme kõvad ehitusmehed, aga me tehnikast ei jaga mitte midagi. Ei saa mikrofoniga kätte. Et siis ühesõnaga küllap see mul veres kuskilt otsast on, sest on ka minu vanavanemad otsapidi Saaremaalt ja vanad saarlased ju olid ka kunagi
viikingid või kes teab muidugi, kust need vereliinid kuhu välja lähevad. Aga et see huvi tekkis kuidagi kogemata, et ma sattusin ühele Euroopa reisile, see oli noorteprojekt üle euroopaline Euroviking, kus siis jah, ma läksingi sõpra asendama sinna ja tema ei saanud tulla, et keegi pidi olema grupijuht nii-öelda ja siis ma kogemata ja tegelikult oligi nii, sattusingi ja siis olime 2 nädalat, sõitsime viikingi laevadega Saksamaalt Wismarist